Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on sõjaaja riigikaitse ja kriisiolukorra seadus ning sõjaolukord Ukrainas. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, hakkame pihta, et tõe huvides tuleb mainida, et meie saade on ette salvestatud, et kui saate eetrisse mineku ajaks saabub Iraani ja USA vahel rahu või rahu Ukrainas, siis mitte me ei näita oma ebapädevust sellega ja pole informeerimatud, vaid lihtsalt vahepeal ongi asjad edasi arenenud. Aga lähme ajaloo juurde taaskord, et 2. juuni 1919 Landeswehri sõda. Eesti väed jõudsid Võnnus kokkupuutesse Saksa Landeswehriga. Et algas siis lahing lõunas. 1929 asutati Eesti vabadussõjalaste keskliit. Ja 1999 röövisid metsavennad Voitkad, nii-öelda metsavennad Voitkad siis kahelt kriminaalpolitsei ametnikult ametipüstolid ja mobiiltelefonid ja sellega sai alguse taaskord siis nende senisest suurem tagaajamine. Maailmas 2. juunil aastal 455 vandaalid tungisid Rooma ja rüüstasid seda 2 nädalat. Päris karm, arvestades Rooma impeeriumi hiilgeaegu, aga nii möödub maailma kuulsus, nagu roomlased ise ütlesid. Ja tegelikult ma ütleks niimoodi, et see on hoiatus ka ennast kolmandaks Roomaks pidavale Moskvale, et miski pole igavene. 1945 nõudis Nõukogude Liit Rootsilt välja kõik Balti riikidest pärit väejooksikud, kes olid peale 8. maid 1945 põgenenud Rootsi. Rootsi valitsus andis kahjuks välja mitte ainult peale 8. maid 1945 põgenenud inimesed, vaid ka enne seda põgenenud inimesed. Et see on kindlasti Rootsi kuningriigi häbiplekk, mida nad peavad veel kahtlemata jätkuvalt lunastama. 1976 lõppes 3. tursasõda Suurbritannia ja Islandi vahel ja Island võitis selle. Ja Suurbritannia tunnustas siis 200 meremiili laiust majandusvööndit, mida Island siis enda omaks pidas. Ega nende endiste viikingitega ei ole väga mõtet jamada ka tegelikult, et ma arvan, et britid tegid õige otsuse. 2025. aastal oli kõige kuumem teema 2. juunil, kas sa mäletad, mis asi? 1. juunil 2025 korraldas Ukraina droonidega rünnakud Venemaa strateegilistele pommitajatele, hävitades siis erinevatel hinnangutel 40–40% Vene strateegilise pommituslennuväe võimest. Operatsioon Spiderweb ehk ämblikuvõrk. Ja eile andis Zelenski siis anonüümsetele kangelastele ka riiklikud autasud. Ja 3. juunil 1919 valitsus otsustas rekvireerida Eestimaa Rüütelkonna maja kohtuministeeriumi tarbeks ja Riigikohus kolis ka sinna. 1924 toimus Eesti üks suurimaid raudteeõnnetusi Kaarepere lähedal ja hukkus 10 inimest selles õnnetuses. 1933 kohtu- ja siseministri otsusega suleti Tartu Eesti Vabadussõdalaste Liit, mis siis 2. juunil 1929 asutati. Ja 1993 lahkus Eestist viimane Vene piirivalvur. Et väga märgiline tegelikult Vene väed ju lahkusid 31. august 1993 ja osad sõjaväelased Paldiski baasis olid 1994. aastal kohal. Aga piirivalvur, viimane Vene piirivalvur lahkus siis 1993. aastal 3. juunil. Aastal 2025 oli hästi suureks teemaks numbrituvastuskaamerad
ja nende seadustamine või siis reguleerimine täpsemalt. Ja president Karis tegi avalduse, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse Ukraina rahuprotsessis, mis toona jäi tähelepanuta, aga mõni aeg hiljem pälvis ju väga palju tähelepanu. Rubriigist Oidsalu kirjutab, mainekas raketiteadlane lasi Donald Trumpi kuldkupli algatuse sõela põhjaks. Oli siis aasta tagasi, et rubriigist Koort kirjutas sellest, et Vene luure kukkus läbi põranda, kui need droonid sinna pommitama läksid. Rubriigist Koort kirjutab veel vaadake tänast rubriiki Oidsalu kirjutab, ehk siis võim ja julgeolek Postimehe vahel. Siis teisipäevast ütleme niimoodi, kus on siis lugu muide Erki Koortist ka suur pilt julgeolek täna saate pusaga, siis Friedrich Merzi kõrval seismas seal, et lugu sellest, kuidas siis Erki Koort hullutab sakslasi ja tutvustab neile uusi Vene ohu narratiive. Pilti vaadates näib, et Friedrich Merz on heas seltskonnas. Kui ma seda lugu kirjutasin, siis ma mitu korda mõtlesin, et ma nii-öelda võib-olla müün oma kolleegi saavutusi üle, aga võtsin selle loo tarbeks ühendus Saksa ajakirjanikega, kes siis sealsamas artiklis ka selgitavad ise, kuidas nad seda sinu mõju, mida president Ilves on nimetanud siin väiksemas ringkonnas psaiopsiks, vahvaks psühholoogiliseks operatsiooniks, et tundub, et see mõju on olnud päris, nii et aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle artikli eest, et see oli tegelikult tore protsess, selle sakslastele selgitamine ja seda, kuidas nad tegelikult ei ole mõelnud väga paljudele asjadele, mis meile võivad tunduda ka hästi elementaarsed. Ja siiani vist selgitad neile, ma saan aru, Saksa meedia pole sind rahule jätnud. Ei ole rahule jätnud, ikka nad küsivad aeg-ajalt. Nii, aga 3. juunil 1326 leppisid Novgorod ja Norra Novgorodis piiri kokku. Ma ei tea, kas see on siiamaani sama koha peal või mitte. Ei usu hästi, aga kuskil seal ta on. 2025 võitis Poola presidendivalimised Karol Nawrocki ja tegelikult mulle küll ei tundunud, et see nii ammu oli. Et aasta tagasi juba tundus mingi... Nawrocki valimine oli ka esimene valimisprotsess, kus oli näha siis USA uue julgeolekustrateegia rakendamine praktikas, ehk siis sisejulgeolekuminister, kes tänaseks on seksuaalvallatuste tõttu vallandatud, Kristi Noem käis Poolas tegemas kampaaniat Nawrockile. Nii et Nawrocki on, võib öelda, esimene vili USA mõjutustegevusest Euroopas. Orbaniga läks teistpidi. Orbaniga läks teistpidi, jah. Aga 4. juunil 1561 Harju-Viru ja Järvamaa rüütelkond koos Tallinnaga siis vandusid truudust Rootsi kuningale. 1884 Otepää kiriklas õnnistati sisse Eesti üliõpilaste seltsi lipp, mis on siis täna ka Eesti lipuna kasutusel. Väljaspool Eestit 1206 Riia peapiiskopi ja mõõgavendade orduväed lõid Holmi lahingus liivlasi ja langes liivlaste vanem Ako. See Holmi saar, kus ka liivlaste kants, üks kantsidest asus, sellega läks halvasti, et see hüdroelektrijaama rajamisega jäi vee alla 70-ndatel. Nii et lisaks sellele lahingupaigale on ka Liivlaste Atlantis. Liivlaste Atlantis on seal, jah. 1920 esimeses maailmasõjas sõlmiti siis rahu Ungari ja Antanti vahel ja Ungari kaotas sellega 71% oma territooriumist. Et tegelikult alad, mis jäävad tänapäeval Slovakkiasse, Rumeeniasse, Ukrainasse peamiselt ja mõned ka teistesse paikadesse. Et suhteliselt suur tegelikult territooriumi kadu, et kui me aeg-ajalt siin räägime Petserimaast ja Ingerimaast või mina räägin, sina kuulad tavaliselt, aga 71% territooriumist rahulepinguga kaotada on ikkagi päris jõhker. Väidetavalt üks Euroopa riik on kaotanud veel rohkem, aga jäänud riigina ikkagi kestma. Monaco.
et kaotas peaaegu 95% oma territooriumist, aga riigina jäi kestma. Ja 1989 oli Taevase rahu väljaku meeleavaldused Hiinas, kus siis Hiina surus selle jõhkralt maha ja umbes 300 tsiviilelanikku hukkus siis toonaste andmete kohaselt. Ja muidugi hukkus ka veel muudes piirkondades, mitte ainult seal selle Taevase rahu väljakul. Aga lähme edetabeli juurde. Edetabel on ka täna tihedalt täis, igasuguseid põnevaid asju. Eesti endine suursaadik Kasahstanis Jaap Pora vaidlustas oma vallandamise, kaebas Välisministeeriumi kohtusse. Et segane lugu president Alar Karise visiidiga Kasahstani, kus siis saadikule pandi süüks teatud jutupunktide väljaviskamist või nende ettepanekute tegemist presidendi kõnest ja mis seal siis kantsleri kabinetis täpselt toimus, eks seda hakkab nüüd kohus selgitama. Jaap Pora on mulle kirjeldanud, mis toimus, et kui see vastab tõele, siis ma arvan, et on põhjust kohtusse pöörduda. Et võiks asjaolud välja selgitada, sest et Jaap Pora enda sõnul ei olnud ta juriidiliselt valmis menetlema seda ettepanekut, mida talle seal kiirkorras tehti ja avalikkusest on mulle jäänud mulje, see on hüpotees, võib-olla ma teen liiga, et ka riigipea pani suursaadiku natuke tanki kogu selle tüli käigus. Et võiks selgitada asju välja. No kohus hakkab ilmselt menetlema ja selgitab. Üks suur teema on terviseandmed ja seda, et kas politsei neid vaatab ja kui palju vaatab. Et sellest on ilmunud ka Postimehes lugu, et vaadati 200 inimese andmeid, samamoodi retseptide andmeid ja huvitaval kombel näiteks õiguskomisjoni esimehe käest küsiti, et miks vaadatakse, miks peaks politsei vaatama kellegi retsepti andmeid, et õiguskomisjoni esimees näiteks ei osanud selgitada seda, küll aga pidas ta imelikuks, et neid nii palju vaadatakse. Ma ütleks niimoodi, et 200 tehiku kaudu 200 inimese andmete kontrollimine menetluste käigus on tegelikult ääretult väike number. Et isegi relvaloo taotlejaid Eestis on kordades rohkem. Ja miks politsei kontrollib näiteks retsepti olemasolu, kui tabatakse mingis imelikus joobes tegelane, kes ütleb, et tal perearst või keegi arst kirjutas sellise narkootilist joovet põhjustava aine välja, siis on variant minna küsida perearsti käest, kas sa tegid seda või kontrollida sellest registrist, mis on kiirem, vähem bürokraatlikum ja tegelikult riigi jaoks ja maksumaksja jaoks märksa kokkuhoidlikum tegevus. Ühest küljest ka üks valepäring või seadusetu päring on liiga palju. Aga selle kohta ei ole mingeid andmeid. Just. Ja teisest küljest paistis silma, et võib-olla oleks ausam olnud artiklites rõhutada rohkem. Ma ei räägi Postimehe artiklist, kus olid need statistika välja toodud ja kus räägiti natuke põhjendati, miks seda teemat käsitletakse. Aga seda kuidagi võimendati läbi uudiste niimoodi, et 16-kordne kasv on toimunud, et sellise uudise puhul tasuks ikkagi panna see number ka. Numbrid olid mingi 34 versus 200, aga see kasv võib olla... Algses Postimehe artiklis, aga hiljem see sõnum võimendus ikkagi kuidagi, et võeti see justkui see efektsem näitaja sealt, et kohati tundus lugejana, et seal liialdati. Aga suur tõenäosus on selle kasvu taga on kaks asja ilmselt. Üks põhjus on see, et lihtsalt see süsteem hakkas tööle mingil hetkel, et varem neid päringuid tehti kuidagi teistmoodi. Ja teine asi on see, et Eesti mastaabis on statistika selline asi, et üks võib olla 100%. Ma ei taha kuidagi pisendada. Need on oletused, aga ma ei taha kuidagi pisendada. PPA alles seletab ise, et meil on hästi palju üldse ajakirjanduses on, ma olen seda siin tähele pannud laiemalt ka, et tullakse kohe selgitusi andma, mida jõuamet võis teha. Las nad ise selgitavad. Ma lugesin seda PPA arvamust seal Postimehe artiklis, mulle jäi see natuke üldiseks. Et võiks paremini selgitada, aga ma ei lugenud sealt välja kindlat rikkumist või mingid jälitusmaaniat PPA-st. Mina ka üle välja ja 200 inimesed, ma olen ka nõus selles suhtes, et asjad peavad olema korras ja need peavad näima korras ja kui ühiskonnas on selline
noh, värelus on ju, kus ka õiguskomisjoni või põhiseaduskomisjoni esimees väljendavad, kui mitte otsest kahtlust, siis vähemasti kõhklust, siis tegelikult on mõistlik tulla ja need ümber lükata. Aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, on see, et näiteks sama retsepti puhul, noh, on see narkomaanide teema on üks aspekt. Kindlasti on neid veel, on ju. Ja näiteks selle sama terviseandmetega, noh, võib olla põhjus selles, et on toime pandud mingi kuritegu, mille raames on tarvilik kontrollida, kas mingite tunnuste esinemist või mitte esinemist, eks, ja see võib tähendada kohe sadu päringut tegelikult. Aga lähme edasi, ma olen ka nõus, et politsei ja prokuratuur võiks siin selgitusi jagada, mitte lihtsalt vait olla. Euroopa Liidu tasemel on kiidetud heaks siis võimalike laagrite rajamine migrantidele Kesk-Aasias, et või muudes kolmandates riikides, et inimesed, kes ei saa asüüli, keda kohe ei saa näiteks Euroopa Liidust välja saata, ootavad siis oma naasmist sihtkohariiki kusagil kolmandas riigis. Et see on väga suur samm tegelikult võrreldes sellega, mis siin 10 aastat tagasi näiteks ideoloogia oli täiesti teistpidine. Jah, milline võib ütelda ausalt hüsteeria oli siis, kui näiteks Ungari, olgugi Orbani suguse inimese juhitud, aga siiski tahtis oma piire kaitsta, eks ole, tarade ja asjadega, et seda peeti kuidagi ebainimlikuks. Seda peeti Euroopa väärtusi nagu jalga alla trampivaks. Nüüd juba pagulaste ümberasumist, eks ole, et see on nagu aktsepteeritud norm, natuke mõjub ka heidutavalt ilmselt, kui sa saad aru, et sa võid lõpetada Kasahstanis kuskil ebamäärases laagris, ebamäärases staatuses ja ebamäärase tulevikuga selle asemel, et Saksamaal chillida. Ei muidugi, kui me mäletame, siis ka migratsioonikriisiga 2015-16 näiteks Taani alustas kampaaniat, et nendest rände lähteriikides panid üles plakatid, et Taani vähendas pagulaste toetust poole võrra. Et kui minu arust väga jabur, sellepärast, et kui sul täna ei ole mingit toetust, siis see on põhimõtteliselt reklaam, et tule. Mette Fredriksen on olnud väga pagulasvastane. Tema on olnud, aga eelnevad peaministrid ma pean silmas, et varasemalt 10 aastat tagasi. Aga Fredriksen, tema programmi üks tuumküsimus oligi pagulasvastasus ja ta just sai 3. korda peaministriks, nii et meeleolud on tõesti muutunud. Okei, lähme edasi. Droon lendas Rumeenia elumajja. Et kui Rumeenia piloot Karpaatide rästik lasi Eestil Võrtsjärve kohal drooni alla, siis Rumeenia kohal drooni alla ei lastud ja see lendas Rumeenias elumajja. Rumeenia on kõige rohkem saanud vatti droonidega kõige sagedamini. Ukraina piir on seal samas. Ja need on olnud vist praktiliselt eranditult Vene droonid, Ukraina droonidel sinna asja ei ole. Ja on ikkagi hämmastav, kui vähe on seal tehtud. See, kui suures on sul õigus, et see erisus on, et kui meid enamasti tabavad Ukraina droonid, mis on eksinud või eksitatud, siis seal on tegemist Vene droonidega, et kuna nad tulevad pommitama sinna seda sadamat, või selle jõe, mis iganes jõgi seal Rumeenia ja selle ikka Donau on ja tabavad lihtsalt teist kallast. Ma ei tea, kas sul edetabelis on, aga siin rahustavaks, tasakaalustavaks uudiseks võiks olla siis, et piirile Eestis pandi see esimene drooniradar püsti või seirevahend, mis on üks siis paljudest, ehk siis meil see idapiiri droonimüür nii-öelda tinglikult öeldes läheb teenistusse. Äkki panneks lisaks tuvastamisele ka mõned püüdurdroonid sinna pesadesse valmis, et kui mingi jama on, et tulevad, sööstavad üles ja võtavad. Sinna Narva tanki kohale tuleb ju drooni kaitsetorn, kus on lisaks sensorile ka püüdurdroon sitsimas. Et Peipsi kohal pihta saada. Neid oleks rohkem vaja. Piirissaar tuleks nüüd täis panna. Iisrael vallutas kauni kindluse Lõuna-Liibanonis, ristisõdade aegne kindlus siis. Jah, ja see on prantslased ka ärevile ajanud, sellepärast, et nende kindlus kunagi. See on sümboolselt on see keeruline olukord liibanonlastele, sellepärast, et juudid jõudsid nüüd sinna punkti, kus nad olid seal 88. või 2. aasta, ma ei mäleta, millal hakkas okupatsioon kuni 2000
ka okupatsiooni ajal, ehk siis see nii-öelda sümboolselt on see vana okupatsioon, eelmise sajandi lõpu okupatsioon taastatud. See ajab inimesi närvi ja teiseks ajab see närvi Hezbollat, sest tegemist on nii-öelda operatsioonide turvamise mõttes ka olulise kõrgendikuga. See ongi mõeldud Hezbollat närvi ajama, peabki ajama närvi. Võiks ajada närvi ka Liibanoni valitsuse, kes võiks seda natukenegi astuda samme, et Hezbollat piirata. Ja Liibanon on, ütleme, sarnaselt Gazaga pisendamata inimeste kannatusi nii Liibanonis kui Gazas ikkagi näide sellest, et kui sa lased teisel riigil enda riigi üle võtta, et siis su turvalisus langeb mitte ainult sellepärast, et sind sisemiselt okupeerib mingisugune terroristlik käsne, vaid sellepärast, et sinus ei nähta tegelikult oma elanike kaitsjat ja riik muutub selliste sõrade tallermaaks. Absoluutselt. Iraan ähvardab aktiveerida hutid ja sulgeda Punase mere laevaliiklusele, taas Hormuzi väin jälle suleti. Ja see võimalus on olemas. Iseenesest Iraanil seda võimalust ei ole kasutatud. Kui see ka juhtuks, siis see majandusšokk süveneks, mis on suudetud edukalt nüüd Hormuzi väina sulgemisega saavutada. Prantsusmaa pidas kinni Venemaalt teel olnud sanktsioneeritud tankeri ja tegelikult tankeri uudis on teine ka see, et Venemaa Kuubale saadetud teine tanker, see esimene jõudis kohale, teine tanker kohale jõudnud, nii et ilmselt kokkulepet ameeriklastega ei saadud. Ja samal ajal toimus USA ja Kuuba kindralite jahtumiskohtumine Sigade lahes. Jah, seal oli ka vaja pingeid maandada, sellepärast, et kuubakad on Iraanilt õppinud ja Kuuba ähvardas juhul, kui sõjaline rünnak tuleb, siis droonidega rünnata Guantanamo baasi, USA baasi. Ja siis selle nagu sõnasõja lõpetamiseks said kindralid omavahel kokku Kuuba kaitseväe juhataja ja siis kohapealne USA sõjaline ülemus, mis Prantsusmaad puudutab ja tankerite mahavõtmist. Nad on selles mõttes tublid, nad on muutnud reegleid koos Belgiaga ja saavad hiigeltrahve määrata nüüd meresõidu nõuete rikkumise eest. Eestis on ka see võimalus olemas Transpordiametil, aga seda ei ole kasutatud, ei ole ka pardutud, sest et on mereväe ülem ütleb, et on väga ohtlik. Loomulikult on ohtlik. Ja tuletõrjujal on ja see on nii ohtlik isegi, et näiteks Ühendkuningriik, kes seekord kopteriga julgestas operatsiooni, pardale ei läinud ja kuigi Keir Starmer on siin teinud avaldusi, et ta lubab nüüd kõigil pardale minna ja nii edasi, siis 10 sanktsioneeritud laevad on Briti vetes segamatult läbi sõitnud. Türgi välisministri teatel kavatseb Trump Ankarasse NATO tippkohtumisele kohale minna. Kas see ka juhtub? Näeme. Jah, see tõenäosus on võib-olla suur selle tõttu just, et see toimub Ankaras ja et seal on Erdogan, kellest võib-olla Trump lugu peab rohkem kui mõnest teisest NATO riigi peast. Tundub nii. Ja viimane edetabeli uudis on monumenditüli. Et me oleme siin kunagi mõlemad seotud ühe monumenditüliga on ju aastal 2007 olnud. Et nüüd on siis monumenditüli Alma Ostrat Oinase skulptuuri osas on, ma ei ausalt öelda, väga edukas PR, et ma pole näinud, et ükski Eesti kunstniku loodud taies viimasel ajal oleks saanud nii pööraselt tähelepanu. Sina kui teatrikriitik, palun. Konflikt on kõige parem turundusvahend kunstiteostele ja mis mind võlus, ma käisin ka seda vaatamas, see on siin samas Postimehe maja suhteliselt lähedal jalutada, et mine pärast läbi, et mis mind võlus oli see, et seal ühel pool on pank, aga see teiselt poolt vaadates paigutub see panelkade taustale, seal on Liivalai ääres on paneel elamud nõukogude aegsed ja see on nagu huvitav foon sinna, eks ole. Et paneelmajade taustal ma olen tähele pannud üldse monumentaalskulptuur sobib väga hästi, et võiks rohkem olla paneelkade vahel erinevaid kujusid. Ja nende kõigi üle võiks vaielda vihaselt. Mõtle, kui hästi Postimehel läks selle Oinasega, palju nad said sisu toota, palju klikke ja võib-olla kellelgi tekkis huvi ka kunsti vastu. Ja ma arvan, et väga palju selgemaks sai ka, kes oli Alma Ostrat Oinas. Absoluutselt Eesti ajaloo õppimise just. Tegelikult ääretult teenimatult vähe tähelepanu saanud inimene.
ma pean tunnistama, et minu aktiivmälus, kui oleks küsinud, et kes oli näiteks tema abikaasa Aleksander Oinas, ma poleks paugust seda ilmselt niimoodi ära öelnud. Aga kui tuli pisut juttu sellest, siis loomulikult on ju, et tegemist oli riigikontrolöriga ja kunagise siseministriga. Ja tema siseministri ajas pärineb väga pikantne seik, et samal ajal kui toonane kaitsepolitsei siis otsis taga riigikukutajat Viktor Kingisseppa, istus Aleksander Oinase ja Alma Ostrat Oinase kodus ja jõi teed, võib-olla ka midagi kangemat ja arutati siis ilmaasju aastal 1919 ehk Vabadussõja ajal. Väidetavalt oli ka see, et ta oli siis tulnud läbirääkimiste vahendajana sinna kohale, et mingid sõna tooma. Kas see nii oli? Aga see ristiti, muide, skandaal ristiti sellise toreda nimega nagu Oinaad. Et selline edetabel sai. Aga lähme esimese teema juurde. Nii, esimene teema. Et Riigikogu võttis siis vastu 2. juunil 3. lugemisel kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mida veel mõni aasta tagasi ministrid ütlesid, et lähitulevikus pole võimalustki, et vastu võetaks. Ülipikka aeg on ju, seda nimetati pikalt valmisoleku seaduseks, aga siis nimetati ta ümber teise nimega, mis on nagu ilu on vaataja silmades. Aga tegelikult on see, ma ütleks niimoodi, et ilmselt on see nagu nii keeruline teema, et kokku pandi hädaolukorra seadus, erakorralise seisukorra seadus ja riigikaitse seadus. Ja ma arvan, et enamus Riigikogu liikmeid ei ole seda, ma ei tea, võib-olla ma teen liiga, et isegi avanud mitte. See on tõesti mammut eelnõu, mis nagu Stoicescu ka täna Riigikogus ütles või teisipäeval Riigikogus eelnõu tutvustades, mis valmis 10 aastat. See, et valmisoleku seadus valmib 10 aastat, on iseenesest juba sümboolne, aga seal on ka erinevaid põhjuseid. Agagi üsna kõnekas, et alles siis 4 aastat pärast Ukraina suure sõja algust on meil õigusruum, mis võimaldaks Ukraina kombel nii-öelda enam-vähem sõda pidada. Ütleme niimoodi, et eks me oleme, ma arvan, selles suhtes on hea, et see kui meil oleks varem vastu võetud, eks me oleks siis tänaseks juba viinud sisse umbes 7 muudatusettepanekut sinna. 7 muudatust. See on ka okei. Jah, 7 muudatust, aga ütleme nii, et šampanjat juua väga ei ole mõtet. Sest see ikka pisendad inimeste pingutust. See kõik vajab rakendamist ja see kõik oleks plaani järgi pidanud olema valmis juba 21. aastal. Võib-olla tegelikult isegi varem. Eks seal oli erinevaid arusaamatusi ja kismasid. Üks selline teema, mis siin on ka vahetult enne selle seaduse vastuvõtmist eetrisse tulnud, on nii-öelda väljendusvabaduse ja sõnavabaduse piiramise õigus, mis siis laieneb Kaitseväele, Kaitsepolitseiametile, Politseiametile ja TTJA-le sõja ajal valitsuse volitusel küll, eks ole, et see ei ole päris ilma nagu poliitilise kureerimiseta. Minu jaoks üllatusena ja testisin täna ka mõne poliitiku jaoks üllatusena, riigikogulase jaoks üllatusena tuli see, et kaitsevägi saab endale julgeolekuasutuse jälitusõigused sõja ajaks. See on kõik halduskohtu kontrolli all ja nii edasi, nii palju kui sõja ajal jõuab halduskohus seda teha, aga see vana vaidlus, eks ole, selle üle, et kas kaitsevägi võib luurata ja jälitusasutus võib luurata küll väljaspool Eestit, see õigus on tal ka täna, aga Eesti territooriumil seda õigust ei ole. Nüüd jälitusasutus, kaitsevägi kui jälitusasutus sõja ajal, et see on nagu väga oluline murrang. Ma kutsuks Riigikogu liikmeid üles küsima enda käest, kas nad märkasid üldse, et siuke säte seal oli. Ma kutsuks ka julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni sellele tähelepanu pöörama ja mõtlema läbi, et mitte olla üllatunud taaskord. Ja ma kutsuks üles ka presidendi õigusnõuniku, kes on ära kutsu kurja ka. Hent Kalma, kes on muidu väga punktuaalne, eks ole, erinevad teemade osas, kaasa arvatud Vene kiriku õiguste kaitsmine ja ma kuidagi ei anna hinnangut sellele, ma lihtsalt mainin ja valimisõiguse äravõtmine ja nii edasi.
et võiks vaadata tegelikult karske pilguga peale ka sellele regulatsioonile. Muide edetabelist tõi välja üks oluline asi, mis praegu mul meelde tuli, kui sa Vene kirikut nimetasid, et 2 nädalat tagasi pidas Ukraina vastuluureteenistus SBU kinni siis Odessas Vene kiriku, õigeusu kiriku papi, kes tegeles Vene rünnakute koordineerimisega Odessas. Nii et selles suhtes on ka selliseid pappe. No näed, kui hea tulevikus Eestis saab Vene kiriku järgi luurata ka kaitsevägi siis. Ja. Juhul kui seadus välja kuulutatakse. Et luuramisõigused nagu kasvavad, et minu jaoks on üsna mitu sellist nagu kummaliselt leebelt menetletud sätet seal, mis annavad tegelikult üsna ehmatavaid õigusi riigiasutustele juurde, mida me täna võib-olla ei ole rakenduslikust poolest läbi mõtelnud. Ma kaitseväe käest küsisin, kas te olete mõtelnud, kuidas te seda tsensuuri hakata kehtestama. Nad ütlesid, et rakenduslikku arutelu pole olnud. Ehk siis see kõik on... See on väga veider, et õigus on tekkinud, aga... See kõik on sellise nagu suure pintsliga joonistatud, mammut seadus, põhirõhk läks seal ikkagi kodifitseerimisele nii-öelda, nagu öeldakse, et erinevad seadused punuda ühtsesse raamistikku, mis on ka vajalik tegevus, aga ta lõpeb ikkagi sellega, et sul ongi 1000 leheküljeline bulla, mida keegi ei ole tegelikult läbi lugenud, kes seda heaks kiidab. Ja üks selline dünaamika, mis seal taga on olnud, mida ma olen kritiseerinud siin eelmine nädal ka, muide eile olukorrast ajakirjanduses või esmaspäeval sain Rein Langi käest sugeda, et mis ma siin seletan kaitsekomisjoni kallal, kes keskendub sellele peamiselt seal seaduse puhul, et kas liiturgilised küsimused, et kas kaitseväe juhataja peaks tulema kõne pidama suure saali ette ja kas neil võiks olla sõnaõigus nimetamisel ja nii edasi. Ma loodan, et järgmise esmaspäeva Rein Langi saates olukorras ajakirjanduses sa saad kiita, et see on nii hea artiklit teisipäevasesse lehte tegi. Ja ma loodan ka, tal tuleb pühapäeval nüüd Samastiga uue peatoimetajaga saade, et härra Langile ka selgituseks, et küsimus ei ole selles, kas komisjon tahab nii-öelda kuidagi kaasa rääkida kaitseväe juhataja valimisel ainult, vaid küsimus on selles, et kui ainult selle teemaga komisjonis tegeletakse ja muid asju ei teadvustata, muid muutusi, et siis võib küsida, kas tsiviilkontroll selle eelnõuga tegelikult kaitseväe üle kasvas või kahanes. Mina väidan, et kahanes, sest et kaitseväes see jälitusasutus. Küll teatud tingimustel, eks, mis peavad olema tekkinud ja mida me loodame kõik, et kunagi ei teki. Ja, me nägime luureskandaali ajal, kaitseväe luureskandaali ajal, et ütleme väga loominguliselt suhtuti. Tuleb arvestada, et selleks, et kaitsevägi suudaks neid ülesandeid täita sõja ajal, peab ta valmistuma lisaks kahurite ja mereväe aluste kasutuselevõtule, peab ta valmistuma ka selle ülesande täitmiseks sõja ajal. Peavad olema mingisugused eeldused peavad olema loodud. Pealtkuulajad. Mis tähendab, et lugupeetud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon, mul tulevad kohe meelde Ando Kiviberg ja Raimond Kaljulaid, et palun sellele tähelepanu pöörata, et küsida õigeid küsimusi seal ministrite võiks käest ka küsida enda käest, kas nad teadvustasid, et nad võtsid sellise seaduse vastu täna. Küsime. Et need asjad vajavad läbi arutamist, samamoodi vajab ette harjutamist tsensuur. Et see ei ole siuke asi, mida sa saad volitada lihtsalt suvaliselt sõja ajal, et nüüd keelake ära, mis tahate. Tsensori peab määrama selles mõttes inimese, kes on nagu oskab kaalutleda pädevalt, eriti olukorras, kus seadus ei näe väga head nagu sellist järelevalvemehhanismi tegelikult sellele tsensuuri asjale erinevalt jälitustegevusest. Et see on huvitav seadus ja ma lihtsalt siuke palve presidendi õigusnõunikule, et tuleks peale vaadata. Oleme soovidega ettevaatlik, aga ma toon korra selle seaduse juurde tagasi tulles, on ju selle eelloo juurde. Mina läksin aastal 2007 Siseministeeriumisse ja toona oli laual võimalus panna kokku hädaolukorra seadus, toona oli veel hädaolukorraks valmisoleku seadus, erakorralise seisukorra seadus ja eriolukorra seadus. Et selles suhtes, üks oli rohkem või üks oli vähem, erakorralise seisukorra ja eriolukorra seadus olid ja siis oli hädaolukorraks valmisoleku seadus. Ja siis me tahtsime panna need 3 seadust kokku. Poliitiline tasand ei olnud selleks valmis, et toona oli konsensus panna kokku siis
hädaolukorraks valmisoleku seadus ja eriolukorra ikka eriolukorra seadus, millest sai siis uus hädaolukorra seadus ja erakorralise seisukorra seadus. Toona leiti, et riivab põhiõigusi nii palju, et peab jääma eraldi. Ja sinu ja koos Taimar Peterkopiga tegelikult ju ka riigikaitseseaduse tegemine 2016-17 äkki oli. Et samamoodi, et ka toona ei oldud valmis seda tervikuna integreerima. Ja see risk on endiselt üleval. Ja see avaldus ka selle seaduse nii-öelda kodifitseerimisprotsessi sildi all selliselt, et alguses ju aasta tagasi eelnõus oli kirjas, et näiteks tsensuuriõigus või väljendusvabaduse piiramise õigus laieneb kõikidele kriisiolukordadele ja sa võisid iga haldusorganit volitada seda läbi viima. Kirjutasime sellest, suhtlesime ametnikega ka ja nad võtsid selle tagasi. Aga täna me näeme sellest eelnõust, et ikkagi kriisiolukorra, tavalise kriisiolukorra ja siis nende nii-öelda akuutsete eksistentsiaalsete olukordade vaheline piir on hägustunud ja sellise ülevoolu efektina on mingid nii-öelda põhiõiguste piirangud voolanud ka meie varasemas mõttes nagu leebemate kriiside meetmestikku. Ja see on see asi, mida tuleks tegelikult nüüd vaadata ja arutada ja minu arust võiks ka kaitsekomisjon teha endale seminari ja vaadaku see seadus uuesti üle, mida nad seal vastu võtsid ja kas nad tegelikult on teadlikud ja valmis nii-öelda tsiviilkontrolli teostama selle alusel kaitseväe üle ka. Mul ei ole seda kindlust. No ma ütleks ikkagi põhiseaduskomisjonile on siin nagu selge küsimus ja ikkagi tulles tagasi julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni juurde, et sama asi, et kui täna tuleb üllatusena, et komisjon ei suuda aru saada, et milline on statistika ja jälituslubade osas ja kas seda võib avaldada või või avaldada, kuigi see on Justiits- ja Digiministeeriumi kodulehel avalikustatud, siis on ausalt öelda veider, et kui nagu sellised basic asjad või baashügieen ei ole paigas, siis minul küll ei ole nagu mingisugust illusiooni selles, et julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon suudaks tänasel päeval kuidagimoodi teha järelevalvet selliselt, et kui kaitseväel neid õigusi rahuajal pole ja ta peab sõjaajaks need ette valmistama, et see komisjon suudaks kuidagi oma ülesandeid täita selliselt, et need asjad oleks ka kontrollitud. Muide 2007 või millal oli see kaitseväe luureskandaal? 2007, 6-7. Nende üks õigustus oli see, et meil oli just julgeolekuasutuste komisjon käinud vaatamas asju ja kõik oli korras. Ja ma uurisin, kas nad on seda konkreetset toimikut, mis oli probleemne, vaadanud. Ei saanud selget vastust. Et vastus oli see, et me just käisime kontrollimas. Et see võib olla selline pealiskaudne kontroll või selle etendamine võib olla sügavalt probleemide allikas, mitte nende lahendaja. Ja uues olukorras, ma olen sellest varem ka kirjutanud, tehnoloogilised arengud, kõik see tehisaru ja nii edasi, see nõuab hoopis uusi järelevalvepädevusi Riigikogult ka. Ja muidugi. Seda me oleme ka varasemas ühes saates käsitlenud, et suure tõenäosusega ei ole kaugel see aeg, kus riigid hakkavad tehisaru firmadelt luureteenust tellima, juhul kui nad seda juba esimese katsetusi tee. Ma arvan, et juudid ilmselt juba teevad ja võib-olla ka Ameerika Ühendriigid või ilmselt ka Hiina. Et see annab tegelikult väga suuri võimalusi info kogumiseks selliselt, mis varem ei olnud mõeldav. Ja kui meenutada siin Edward Snowdeni skandaali on ju aastal 2012-13, siis toona oli see väga suur skandaal, et luured luuravad. Ma arvan, et see, mida ta kogutakse täna, ütleme see Edward Snowdeni paljastus nii-öelda oli morsipidu võrreldes sellega, mis suured luureasutused täna on suutelised kokku korjama. Aga ühesõnaga tahaks öelda parlamendile, et diskussioon oli kuidagi vähene, hõre ja ma ütleks niimoodi, et jõudu tööle selle seaduse rakendamise
nagu päriselt nagu parlamentaarse järelevalve tegemisel. Palun lugege see lihtsalt sügiseks läbi, see seadus. Jah, see suvetöö, et praegu julgeolek täna siis andis suvetöö. See on palve, keegi ei saa midagi käskida, polegi kohane, aga lugege läbi, palun. Ei, kuidas ei saa, me oleme ju ka rahvas ja teatavasti rahvas on Riigikogu tööandja ja Riigikogu on valitsuse tööandja. Aga tõmbame selle kokku, et selle osa lähme teise teema juurde. Nii, meie teine teema, sõjategevus Ukrainas, et asi, mida ei tohi kindlasti fookusest välja lasta, ära unustada, et kui Trump siin tegeleb Hormuzi ja varsti ka Punase mere ilmselt laevaliikluse probleemiga, siis tegelikult fookuse hoidmine Ukrainal on ääretult oluline. Ja täna kumbki osapool ülekaalu sellist otsustavat saavutanud ei ole. Oluline tehnoloogiline murrang on toimunud vahepeal droonisõjas. Siin Rainer Saks ka raporteerib ka, et näiteks Krimmi varustamine on muutunud venelastele probleemiks ja probleemi valmistavad neile uued droonid, mis on lennuulatusega seal kuni 200 kilomeetrit, mis kannavad mini Starlinki terminale, ehk siis on segamatud. Ja mida kasutatakse massiliselt siis nüüd ukrainlaste poolt Vene nii-öelda logistika, sõjalogistika lõhkumiseks. Ja see on miski, mis jõuab ilmselt tulevikus ka Vene relvastus. Või kindlasti, nad on head kopeerijad. Ja peaks meile ka nii-öelda meid muretsema panema natukene, aga vaadates meie nii-öelda strateegilist kitsust. Ja teiseks me peaks ise mõtlema, et mis võimalusi selline võime meile annaks siin igasuguste kallite ise selliseid asju teha. Ja, et nende droonide lõhkejõud ei ole väga suur, aga neid saab jällegi suhteliselt suures arvus ja hästi sihitult ja halvasti segatavalt teele saata. Ja lendavad märgatavalt kiiremini kui need võrimootoriga šaheedid. Absoluutselt. Eks reaktiivdroonid arenevad ka järjest edasi ja kui ma korra lähen siia samma selle Krimmi kriisi juurde või Krimmist levib ka ühe rohkem videotööstusmaterjali selle kohta, et kütust ei ole või on see normeeritud ja selliseid juhtumeid, kui inimesed seisavad kütuse järjekorras ja pika saba nii-öelda siis tanklasse jõudes lihtsalt ongi kütus otsa saanud, et ausalt öelda tiba ootamatu, et riik, mis istub mitte maailma suurimate naftavarude otsas päris, aga ikkagi ühtede suurimate nagu varude otsas üldse on ju, et kui perioodilisuse tabelitki vaadata, mis sealt kõik maa seest on võimalik välja võtta, ei suuda tagada seda, et tanklates oleks piisavalt kütust. Et see on nagu ääretult märgiline ja kui vaadata täna, kuidas Ukraina on kasutanud ära siis väga osavalt selle Iraani sõja enda kasuks pööranud. Et kui see puhkes, siis tundus, et ikkagi täitsa jamaks läheb teatud aspektides. Ukraina suutis droonitõrje kogemusega pakkuda laheriikidele siis sellise nagu know-how, mille pinnalt ei saa öelda, et nad lõplikult nagu Ukraina meelseks pöördusid, aga vähemalt nad ei ole enam venemeelsed. Et see on nagu väga suur muutus Araabia riikide suunal ja Ukraina on väga osavalt sellega toime tulnud. Väidetavalt on siis Steve Witkoff ja Jared Kushner jälle aktiviseerunud ja plaanivad sellel nädalal külastada nii Kiievit kui Moskvat, et taas rahuläbirääkimistega alustada. Ma ei tea, nagu oleks Iraaniga see ühele poole saadud seal Pärsia lahe piirkonnas, aga sellised teatud arengud jälle on. Ja ma ütleks niimoodi, et kui ma vaatan seda arutelusid ja avaldusi, siis mulle näib, et Moskva vajab seda rahu juba natuke rohkem kui Ukraina. Loomulikult ma ei taha kõlada nagu kuidagi vastikult, et Ukraina loomulikult vajab rahu ja tahaks, et see tapmine lõpeb. Aga Venemaal on kuidagi kiiremaks läinud, et ühelt poolt on ukrainlased saanud on ju Euroopa laenu 90 miljardit, mida on ikkagi
väga palju isegi sõjapidamiseks sellistes mahtudes, mis tähendab, et sõda saab jätkuda. Venemaal sellist rahastust teadaolevalt ei ole keegi andnud. Ma ei tea, võib-olla Hiinas Xi lubas midagi finantse, aga noh, ma ütleks, mulle tundub, et pigem ei, sellepärast, et Putin, mida ta läks, ka Hiina saama läks ju seda torujuhtme lepingut ikkagi, mille peale hiinlased, et kui muidu lepiti või kirjutati alla Putini visiidiga üle 40 lepingu Hiina ja Venemaa vahel, siis seda lepingut alla ei kirjutatud, kuigi venelastel oli see Sila-Sibira 2 oli siis kõige suurem nagu soov. Ilmselt venelased ei olnud veel nõus hinda piisavalt alla andma selle gaasi müügiga. Et ilmselt see torujuhe tuleb sinna Hiinast, Hiinal energiavajadus kahtlemata on, aga see surve Venemaale tegelikult, ka Hiina on ehitanud seda survet ja ma ei usu, et ta samal ajal teise käega talle rahakraanid lahti keeras. Julgeolek täna saade ennustas eelmise aasta novembris ja detsembris, et Ukraina pöörab selle sõja enda kasuks või haarab initsiatiivi sel aastal seoses kaugpommituskampaaniaga. Ja see on õnneks läinud täkkesse. Paljud teised meie prognoosid. Täna on see peavoolu nii-öelda analüütikas juba selline levinud väide, et Ukraina käes on initsiatiiv ja nad võivad selle sõja ümber pöörata ja on tsiteeritud siin nüüd ka Moskvast teateid, et siin rahandusminister kurdab sõjakulude üle ja Vene liit juba avalikult annab signaale, et see sõda käib meile võib-olla üle jõu. Vene liit on muutunud rahutuks, sellepärast, et otseselt põleb ka nende raha, et kõik ärimehed ei saa sõjapidamisest sellist kasu nagu mõned, eks, relvaärimehed. Et see on kindlasti mure ja ütleme niimoodi, et mulle näib üha rohkem ka, et Putin arvas, et Alaskal 15. august 2025 lepiti kokku milleski, milles tegelikult Trumpi arvates kokku ei lepitud. Ehk et ilmselgelt Venemaa selle veiderdamisega lootis USA survele Ukrainale, mis alguses ka tekkis ja mida venelased väga oskuslikult võimendasid ja ehitasid edasi. Aga nii Iraani sõda kui ka muud asjaolud tegelikult on selle olukorra ringi pööranud ja Venemaa lootus Alaska tippkohtumise mingitele mis iganes fiktiivsetele kokkulepetele või ettekujutatavatele kokkulepetele tegelikult ei ole realiseerunud. Aga selle tõdemusega ma arvan, et võtamegi saate kokku. See oli meie 90. saade. Et see on ju selline auväärne verstapost taaskord meie teekonnal Julgeolek täna saates ja suur tänu vaatamast, kuulamast ja jääge ikka meie saadet vaatama. Aitäh, ilusat päeva!